Tere head inimesed, täna oleme Tartu matkaspordis ja seda sel põhjusel, et kooliaeg hakkab taas vaikselt peale hiilima ja inimesed, kes tahavad oma võsukesed kooli saata või teised, kes alustavad taas kooliteed, tahaksid endale siiski võtta kaasa mingisuguse mõnusa koti, millega väärtkraam kooli ja koju tagasi vedada. Aga kui nüüd võtta matkasport aluseks, siis tõenäoliselt ei ole see esimene mõte, et tulla siia koolikotti otsima, sest matkasport, nagu nimigi viitab, müüb pigem matkavarustust, aga see ei ole üdini õige. Just, tere ka minu poolt. Matkavarustusena on meil hästi palju küll seljakotte, aga müüme ka kooli minevatele lastele või siis juba koolis käivatele lastele seljakotte. Et valik on suur. Kui matkakott peab mahutama sul terve elukotti, siis koolikotis peaks olema ruumi trenniriietele ja koolivarustusele või kooliasjadele siis. Ta peaks sobima kindlasti lapsele selga, ta peaks olema kerge, et ei tekiks sellist asja, et see seljakott, mis nüüd laps koolikotiks valib, et ta oleks raske ja ta ei suudaks seda kanda. Et paneme asjad sisse ja ta ei jõua seda üles tõsta. Kui palju see koolikoti valimine üldse lapsega seotud on? Kas see on selline asi, mida vaatad e-poest ja ostad pärake ära, et äge pilt ja äge värv ja küll lapsega kokku läheb, või see ikkagi kuidagi tuleb nagu pigem lapsega koos valida? Kindlasti tuleb seda teha lapsega koos, sellepärast et lapsed on erineva pikkusega. Lapsele peaks seda kotti proovima kaupluses koos raskusega, sest kui lapsevanem ostab selle koti lihtsalt ilusa pildi järgi ära või selle järgi, et ta lapsevanemale meeldib, siis ei pruugi ta koolilapsele meeldida, et sellepärast tasub tulla poodi koos lapsega, paneme raskuse sisse, ta proovib seda selga, kõik rihmad pannakse kinni, et siin on erinevate rihmadega neid, et ta saaks siis selle tunnetuse kätte, mis tähendab siis koolikott koos selle sisuga. Tegelikult vist on ette nähtud mingisugune raskuspiirang ka, et sa ei saagi ülisuure kotiga oma esimese klassi juntsut ära koormata. Just, selles mõttes on riikliku standardi järgi juba pandud paika, et esimene kuni 3. klass on siis 2,5 kilo. Et kui koolikott ise kaaluks 2,5 kilo, siis kujutage ette, et te panete veel sinna 2,5 kilo sisse. Et siis see tekitaks juba seda, et 5 kilo lapse seljas, et see esiteks koorm seda selga ja lapse jõuas ta lihtsalt vedada. Et kui me mõtleme ka selle peale, et mõned lapsed kõnnivad jalakooli bussiga, et kui viiaks uksest ukseni, siis jah, ei ole see väga oluline. Aga kindlasti tasuks arvestada ka seda, et tegelikult sa ei osta ju mingisugust suvalist kotti, vaid laps peab seda kaasas vedama mingisugune 170 päeva aastas on ju. Et see peab iseenesest ikkagi korralikult selga istuma, et ta kuidagi endale mingit moodi viga ei teeks. Just sellepärast ongi need olulised rihmad, pikkus, kuidas paika panna lapsel, et ta istuks ilusti seljas, on see pehmendus siin seljakotil, et ei tekiks seda, et ta oleks täiesti ilma pehmenduseta. Et ta ei pea olema tugev pehmendus, ta peab olema lihtsalt selline, et ta on olemas. Et kui ta on väga raske pehmendus, siis ta teeb jälle koti väga raskeks. Ja siin on nüüd rihmasid igasuguseid, on ju. Üks on see, mis seda kotti just kui seljas hoiab ja siis on veel üks rihm, mis siit keskelt kokku tõmbab ja ütleme, kui matkakoti mõttes võtta, siis on neil veel siin all see puusarik ka, aga seda vist koolikottide puhul väga ei kasuta. Osadel mudelitel on, et toome näite, et kui on nagu väiksem laps, päris väike esimesse klassi minev, kellel on tõesti vaja seda rihma, siis on täitsa olemas see rihm, mis käib siit keskelt kõhu ümbert tal kinni, et ta oleks fikseeritud nii rinnari kui ka siis kõhu ümbert käiv rihm. Et see on siis juba sellisele päris väiksele esimese klassi jõudsule siis. Mida nende rihmade puhul üldse tähele panna? Sa küll seljast rääkisid, et võiks mingisugune pehmendus olla, aga rihmasid on ka väga erinevad. Jah, samamoodi peaks olema siin siis ka nendel rihmadel pehmendus, et kui ta on ikkagi ilma, nagu siingi näha on, et ta peab olema pehmendus, ta peab istuma ilusti siin selle õla peal, et ta ei hakkaks sisse soonima, et kui ta hakkab sisse soonima, siis seda koolikotti ei taheta selga panna või ta ei ole mugav lihtsalt. Ja suurus tasuks ikkagi vaadata lapse järgi, mitte see, et tuled vaatad, et normaalse suurusega kott on ju, et ostan selle ära, et saab mingisugune 4-5-6 aastat järjest ära käia. See ei ole päris õige lähenemine. Lapsele tuleb see ikkagi selga panna, et ta ikkagi tunnetaks, mis asi see kott seljas on. Et need ajad on möödas, kui said poest potased ja siis käisid 2 aastat nii, et vatt või ajaleht oli ninas, kui järgi kasvasid. Et tänapäeval on saada neid seljakotte erinevaid, et sellepärast ma kindlasti soovitan vanematel tulla ja proovida lastega neid seljakotte, et ei oleks sellist umbruks ostmist. Mina käisin koolis siis, kui vahepeal oli hästi populaarne käia gaasimaski kotiga, kus oli lihtsalt üks sahtel ja kogu lugu on ju. Tänapäeva kotid on läinud moodsamaks ja siin on igavene hulk erinevaid kotte. Kuidas see elu on näidanud, mis sellise kooli juntsu jaoks parem lahendus on, et kas tal on iga asja jaoks eraldi sahtel või piisaks lihtsalt ühes suurest märsist, kus kõik asjad koos on? Pigem soovitaks osta erinevad sahtlitega, et esiteks sa saad panna siia koolivaru, ütleme siis vihikud, asjad, õpikud ühte sahtlisse,
kehalise asjad teise sahtlisse ja siia ettepoole saab siis panna kas siis rahakott, pinal, sellised asjad, käärid, nagu neil kaasas on, et kui on süstematiseeritud, siis on tal kindel ja lihtsam nagu asju kätte saada. Kui nad oleks ühes sahtlis, siis tekitakse pigem seda kaost, millest ei leia oma asju üles. Et sellepärast ongi erinevad taskud hästi paljudel seljakottidel. Ja siin on veel külje peal olemas mingisugused rihmad, millega annab siis nii-öelda seda kotti õigesse mõõtu tõmmata, et kui sul on vähe asju sees, siis ta ei käi ligadi-logadi seljas, vaid tõmmata selliseks moodsumaks ja mugavamaks on. Ja kui on rohkem asju, siis sa saad lihtsalt laiemaks teha, et see koti tegelikult laius on päris suur, et see mahutab ikka päris palju asju. Kordame igaks juhuks üle, me siin küll rääkisime, et kotid on erineva suurusega, aga miks see niivõrd oluline on? Kuna lapse selg on nõrk veel arenemisfaasis, siis see tähendab seda, et tal peab olema seljal õige suurusega kott, et ei tekiks sellist asja, et ta paneb nüüd hästi raske seljakoti endale ja ta ei jõua seda kanda ja tal läheb see selg lihtsalt küüru, et kas tõmbab tahapoole, kui tal on väga palju asju seal sees, et sellepärast ongi pakkuda, et nii väiksemale lapsele seljakotti kui ka suuremale, et sellepärast on oluline, et seda proovitakse, et mitte koormata lapse selga. Ja üks populaarne kott, mida siin Eestis ka väga palju kasutama hakatud, on siis Fjällräven kanken või konken või kuidas seda õiget moodi hääldatakse ja nende valik on väga suur. Nende värvivalik on hästi lai ja ta on populaarne siis alates 5. klassist alates noortele, kellel ei ole oluline, et neil oleks hästi palju sahtleid. 2 sahtlit, kuhu sa saad oma asjad ära panna, siia ette saab siis pinali panna. Sellel ei ole nüüd õlapehmendusi, aga on võimalik kaasa osta, et kes kuidas tahab, kes kuidas seda seljakotti kannab. Rihmad on siin väga reguleeritavad vastavalt, kuidas keegi kanda soovib. Seljatugevdus tal on, et saaks siis, et selga ei koormaks niivõrd palju, aga jah, et siia siis lisaks saab osta pehmendused, et siis on ta palju mugavam kanda, aga see on siis populaarne kott noorte seas koolis käimiseks. Mida selle koti puhul veel tähele panna? Neid on mustpill on eri värvi, seda saab maitse järgi vaadata, aga neid vist on ka päris erinevad suurusi. Et kõige klassikalisem on siis seesama, mis meil käes praegu on, aga võimalik osta siis ka selliseid mudeleid, mis on siis vastavat arvuti suurusele. Ja on ka disaini vahesid, et selles mõttes on võimalik valida endale täpselt meelepärane kott ja meelepärast värvi, mis meeldib. Kordame siia lõpetuseks üle, kuidas moodi siis see koolikoti ostmine käib, et tasub tulla lapsega ja oma mingid õpikuid ja raskusi pole vaja kaasa vedada, et need on teil siin tõenäoliselt olemas. Ja, kõik võtke laps kaasa, tulge poodi, raskused on meil olemas, saame kohe selga proovida, et leida siis lapsele see õige seljakott. Ja siis tasub kindlasti välja mõelda ka see funktsionaalsus, mida kotid teeldatakse. Ja, et kas on vaja kanda kaasas trenniriideid, paljud on neid asju reaalselt nagu seal kotis on, et siis selle järgi saab valida talle sobiliku koolikoti meie juurest. Väga hea, selline see väike ülevaade sai ja kellel huvi, tulge ja astuge matkaspordist läbi ja küsige siinsetelt spetsialistidelt, millist kotti teie lapsel just parasjagu vaja on.